mäletan hetke aastate tagusest ajast. Uus aasta on just alanud, kell on vaevu üle südaöö, lubadused on antud ja seekord on sees tunne, nüüd läheb teisiti. Ja ma olen motiveeritud, mul on plaan, mul on isegi nimekiri oma lubadustest ja ma pean päris hästi vastu. Ja tunne on juba selline, et nagu aasta lõpp paistaks. Aga tegelikult ma saan aru, et alles on 2. jaanuar ja ma löön käega. Ja taas on uus aasta käes tegelikult juba nüüd mõnda aega. Uue aasta algus ongi just paljude jaoks see hetk, kus vaadatakse nagu tagasi möödunule, seatakse pilk ettepoole. Ja see on aeg, mil tekib tunne, et nüüd on võimalik midagi muuta, alustada justkui uuesti, puhtalt lehelt. Ja sageli seostub see uute võimaluste ja lubadustega iseendale. Nagu öeldakse, uus aasta, uued võimalused, uus mina. Soovitakse teha paremaid valikuid, võtta kaalus olla, liikuda rohkem, süüa teadlikumalt või näiteks leida igapäevaelus rohkem aega puhkuseks. Ja pole ka üllatav, et uuringute järgi korduvad uusaasta lubadused aastast aastasse üsna sarnastena. Ja mis sina arvad, mis on need kõige populaarsemad lubadused, mida tavaliselt inimesed annavad? Teha rohkem trenni, kaalust alla võtta, toituda tervislikumalt, saada rahaasjad paremini kontrolli alla. Need samad lubadused, mida alati antakse. Ja võib-olla sa lubasid ka endale midagi jaanuaris, aga nüüd vaatad, et juba on veebruar, mis see lubadus täpsemalt oligi, tegelikult ei mäleta. Ja samas selles hetkes, kui sa seda lubasid, see tundus ju nii oluline ja tegelikult nagu tahaks sinna poole pürgida. Aga nii lihtne on failida. Mõtle korraks oma elule. Kus sa tahaksid olla neis valdkondades käesoleva aasta möödudes, kui need sinu eesmärgid päriselt õnnestuksid? No näiteks, millised on sinu suhted? Milline on sinu tervis, nii füüsiline, vaimne? Milline on sinu finantsseis või kus sa oled oma karjääris või kuidas sa oled näiteks puhanud? Eesmärkide seadmine ja unistamine on väga mõnus, ka väga vajalik ja mulle väga meeldib, sest nad annavad sellise suuna ja panevad meid pürgima millegi enama poole. Neid on mõnus seada, aga samas me tihti kogeme, et osa unistusi nagu jääb täitumata. Ja mitte sellepärast, et eesmärgid oleksid halvad või võimatud, vaid tegelikult sellepärast, et meie igapäevane elu ei liigu selles suunas, kuhu soov oleks. Ja eesmärgid aitavad määrata meie jaoks selle suuna, kuid igapäevased harjumused määravad selle, kas sa ka liigud selles suunas. Ja kui sa keskendud ainult sellele eesmärgile, aga ei muuda oma igapäevaseid tegevusi, ei muutu ka sinu tulemused. Ja just see juhtubki paljudel inimestel sellel samal uusaasta ööl. Soov on justkui olemas, aga see jääbki lihtsalt selliseks lubaduseks. Ja keegi on öelnud, et sinu elu on sinu igapäevaste väikeste valikute kogu summa. Ja sageli me alahindame väikeste sammude mõju ja samal ajal ülehindame neid suuri otsuseid. Ja tegelikkuses kujundavad meie elu aga just need kõige väiksemad ja korduvad valikud. Ja need ei paista esialgu olulised, kuid aja jooksul kuhjuvad ja hakkavadki suunda määrama. Ja suured otsused võivad anda esimese hoo ja motivatsiooni, aga tõeliselt edasi viivad meid need väikesed sammud, mida teeme päev-päevalt. Ja ma usun, et füüsilise tervise puhul on see paljudele tuttav. Vahel teeme ühe väga pika trenni või jalutuskäigu või matka ja tunneme, et nüüd sai midagi suurt ära tehtud. Aga tegelikkuses ei muuda üks ainus pingutus kuigi palju. Ja edasi viib hoopis see, kui liigume regulaarselt ja järjepidevalt. Ja harjumused, mis sul täna on, vormivadki sinust inimese, kelleks sa saad homme. Ja sellepärast tasub korraks peatuda ja endalt küsida, kas mulle meeldib see suund, kuhu mu praegused harjumused mind viivad. Kui minu harjumused jäävad samaks, siis milline on minu elu mõne aasta pärast? 2003. aastal oli Briti jalgrattasport sügavas kriisis ja peaaegu 100 aastat olid Briti jalgratturid olnud rahvusvahelisel tasemel keskpärased. Olümpiamängudelt oli võidetud vaid üksainus kuldmedal ning Tour de France'il polnud ükski britt kunagi esikohta saavutanud.
Ja olukord oli isegi nii nukker, et üks Euroopa juhtivaid rattatootjaid keeldus Briti koondisele rattaid müümast. Kartas, et see muidu kahjustab lihtsalt nende mainet. Ja murrang saabus siis, kui koondis ette otsa määrati Dave Brailsford. Ja treener, kelle lähenemine erines kardinaalselt varasemast. Brailsford ei otsinud üht suurt läbimurret, mida nüüd teistmoodi teha, vaid keskendus nii nimetatud marginaalsete võitude koondamisele. Ideel, et kui parandada kõike kas või 1%, siis nende väikeste edusammude summa annab lõpuks tohutu tulemuse. Ja meeskond hakkas siis parandama kõike. No näiteks ratturit istumise asendit, sadulate mugavust, testiti erinevaid rehve, treeningmeetodeid, katsetati erinevaid massaažikeele, parandati taastumist, valiti iga ratturi jaoks parimad padjad ja madratsid, et uni oleks kvaliteetsem ja nii edasi. Isegi meeskonna veoauto värviti valgeks, et mustus oleks paremini märgatav ega kahjustaks rataste töökindlust. Ja need pisikesed muudatused ei paistnud eraldi vaadates väga olulised, kuid hakkasid koos kiiresti mõju avaldama. Ja 2008. aasta Pekingi olümpiamängudel domineeris rattaspordis Suurbritannia, võites enamiku kuldmedalitest. Edu jätkus 2012 Londoni olümpial ja peagi tuli läbi murre ka maanteerattasõidus. Bradley Wigginsis sai esimene britt, kes võitis Tour de France'i ja seejärel kordas sama saavutust mitu korda Chris Froome. Ja vaid mõne aastaga oli Briti jalgrattasport liikunud sajandi pikkusest keskpärasusest maailma tippu. Ja see lugu näitab, et erakordsed tulemused ei sünni alati suurtest ja drastilistest muutustest, vaid sageli just väikeste järjepidevate paranduste tegemisest ajas. Ja mõtle, kui keegi vaatleks sinu elu kõrvalt, sinu neid igapäevaseid valikuid ja rutiine, neid harjumusi, ega teaks midagi sinu unistustest või eesmärkidest, siis millise pildi ta sinust kokku paneks? Kelleks ta arvaks, et sa oled saamas? Millist suunda näitavad sinu teod, mitte sinu unistused, plaanid ja sõnad? Sest päeva lõpuks ei kujunda meid see, mida me loodame või mida me välja ütleme või mida lubame või milliseid eesmärke me seame, vaid hoopis see, mida me teeme järjepidevalt. Mis on need meie pisikesed harjumused. Kui sina tahad, et see aasta, 2026, oleks teistsugune, siis ära keskendu liialt eesmärkidele, vaid mõtle korraks, millised on sinu harjumused ja kuhu need harjumused sind viivad. Mis on üks väike asi, mida sina saad teha iga päev, ka siis, kui motivatsiooni pole ja on raske. Üks väike harjumus. No näiteks minna natuke varem magama iga päev, kui sa oled seda seni teinud, või jätta mõni ost tegemata, kuigi võiks ju tegelikult kulutada. Või öelda üks kord nädalas mõnele lisaülesandele ei, et öelda endale jah. Võtta iga päev veidi rohkem pereaega või panna iga päev natuke varem nutitelefon kappi ära ning teha selle lõputu scrollimise asemel midagi muud. Ja need tegelikult ei tundugi suured muutused, väiksed sammud. Ja just seepärast nad töötavad. Briti jalgratturid ei saanud maailma meistriteks üleöö ja nad ei muutnud kõike korraga. Aga nad tegid natuke paremini ja tegid seda pidevalt, iga päev. Kui keegi vaataks sinu igapäevaseid valikuid ja harjumusi kõrvalt, siis kuhu poole need sind praegu viivad?